sa tead? See raadio ei võimalda seda. Ei tunne ära seda alajaotust, see nagu analseks või viisatakse. EBB on niisugune kindel teada alajaotust. Big Beautiful Women ja siis see sinne ei tähenda sugugi pattu seal lõpus, vaid hoopiski suured ilusad naised, mis on korjalik eestikeelne tõlje sellest ingliskeelsest suured ilusad naised, jah. Aga miks näitus on kristlik fotonäitus, on tuli täna meelde just niimoodi, et sellega ei ole midagi mõelda, kes need irriteerivad, sellised on kristlik fotonäitus, kuna üks pilt kannab nime konkreetselt Jesus Christ Superstar, mis siis sisaldab endas Jesus Christ Superstari muusikali plaadi logo ühes nurgas ja piiblit lugevat naisterahvast ja teine on bestseller, kus samuti tütarlaps vaatab kuskile kõiksusesse, aga tal on käes siis see bestseller. Nii et kristlikud episoodid on selles näituses tõesti sees. See on kristlik fotonäitus. Seda ma rõhutasin ka oma enda švansiga, mille ma eile pildistasin ja panin sinna plakati alumisesse osasse. See rõhutab eriti nagu Kristust. See on mees ja naine ja niisugune. Ühe pildil on Buda ka. Ja Buda oli puhas kristlik element. Ta räägitakse, et Buda õpetas Kristust. Mis kera, kuldne kera sul seal tagumiku taga on? Ma olen alati öelnud niimoodi, et kontseptualism jätab mind külmaks. Kui midagi muud ei ole, siis alati on päike. Et vähe sellest kontseptualism ma tekitab kus kohukse refleksi tavaliselt. Eriti selline jõhker ja primitiivne kontseptualism, aga see mitte on puhas kontseptualism. Esiteks, kui sa vaadata see metallne selline vanaraudlik koonus, peal on 20 roomanumbrites ja 21, ehk siis vasakult 20, 21 on sajandite vahe. Eesti leegioni mundris mees, kellel on juhtumisi Hitleri pead meenutab pea otsas, vaatab minevikku, samas automaaditoru, saksa automaaditoru on tal suunatud tulevikku, et sealt te võite neid tähendusi ja alluhusi välja lugeda, siis see nii-öelda kobarmunand, mida sümboliseerib viinamari, viljakus ja nii edasi, see tähendab siis seda iibe tõstmise probleemi ja kuu seal taga on naiselikkuse sümbol niimoodi, et sinna pilte on pandud kõik kokku, täielik rosolje. Aga siis see ei ole kontseptualism, see on sümbolism. Siis ta on sümbolism, seda veel parem. Näed, on meil vaja ka kunstiteadlast, kes seletab meile endale asja lahtitast tegelikult. Aga kuradi kontseptualism ei saa ju olla ta nii üheülbaline, ta ikkagi need klassikud, kes tulid välja. Oleneb kontseptsioonist. Ta ikkagi oli ka mitmekihiline, eks ole, kes seda kurat teadis, et ta seal Venemaa kukkus lennukiga alla ja rasva, sest ta viitu üles, aga ta kukkus kohe rasva, just sel põhjusel. Aga mõni noor vaatab kurat, et rasva okku aine, ta ei ole sitta keeluse rasvaga kokku puutudki. Mul muuseas huvitav fakt, ma toon ühe huvitav fakti, et see Sirje Runge isa oli seal, saadeti võtta Eesti noored mehed sinna töölaagrisse. Seal suurid pooled ära ja tema pidi ka ära surema, üks vene naine määlis temale rasva sissi muuseas. Ja ta ei ellu tänu sellele sõnaga seal kusagil, ma ei tea, kus nad olid seal Põhja-Venemaal ja siis korjasid käbisid midagi teha, et oli vaja see põlvkond Eestist välja viia. Kes suudeti enne välja viia, et nad ei liitus sakslastega, tähendab pärast, kui Saksa okupeeris. Siuke jama, nii et rasvaga 2 korda kokku puudnud poissid aludest. Räpinas söödi rasvast liha väga pingelt. Lapsena ei suutnud süüa, keedeti kapsasupp, nädal aega söödi 3-4 päeva. Ja siis seal ungluses rasvatükid sees, siga kasvatati, seal oli selline rasvataid nii palju. Ja muuseas nüüd ma kuulsin mingit uurimust, ameeriklaste uurimus oli, et püramiid, lihapüramiid pidi olema. Ameeriklastel ja see lihapüramiidi tipus oli siis punane tailiha. Nüüd on see ümber muudetud, tuleb välja, et see tailiha sees peab ikka rasva. Ja kusjuures see traditsiooni jätkus Räpina kooli söödus, et seal tellisid šnitti, siis selle meil sai vees keedetud tekitüki. Okei, kui juba memoaaride peale läks, ma võin tuletada meelde, kunagi oli siuke kateeder nagu Edka söök. Lauda õpetasid. Ja seal oli väga tore söök. Täid paprika. Keeled muna ja proua kala. Ja proua kala. Jah, proua kala. Ega sealt mulle meil on veel see, et kuidas hommikulti enne siis või vahetult pärast seda söökla avamist tuli sealt tagant nõudepesuruumist tuli kokamutt, põsed punnis ja puristas kõik niimoodi kaardu tõmbanud need
juustusaiad üle, et nad tõmbasid sirgeks. vähemasti paariks tunniks.